Fitnesslollidele on podcast naistele, kes tahavad ennast toitumise, trenni ja tervisliku eluviisi teemadel rohkem harida ja olla teadlikumad. Minu nimi on Laura-Liis ning mina olen personaaltreener ja online coach. Vot, väga tore taas teid siin näha ja jälle teha väike vestlusring meil siin. Ma ei tea, kuidas teil on, aga mina olen väga palju positiivset tagasisidet saanud meie selle vestlusringi kohta, et tundub, et inimestele meeldib. Vot, ja me siin enne, kui me salvestuse panime tööle, me juba hakkasime hullult rääkima, et kuidas siis läinud on, aga siis mõtlesin, oodake, võib-olla teised tahavad ka teada, kuidas läinud on. Ehk siis mõtlesime, et enne kui me siin lähme küsimuste juurde, mida te siin juba tükk aega olete küsinud, et siis räägime korra sellest, et kuidas meil siis vahepeal läinud on. Et ma ei tea, kumb selle otsa tahab lahti teha. Tegelikult ma arvan, mõlemal on... Ma kuulaks põnevusega Irinat. No Irina, räägi. Andke mulle sõna, see on liiga pikk teema. Proovi siis enam-vähem lühidalt rääkida. Ühesõnaga, lühidalt kokkuvõttes, kui keegi pole veel sotsiaalmeedias näinud, sest tõepoolest mulle tundub kuidagi, et see läks video nagu väga ringlema. Ma ise nagu arvasin, et kuna see on pikk nagu reel nii-öelda, siis justkui Instagram vist kuidagi seda mingi algoritmide järgi ei pane, nagu mingi tekst tuli ühesõnaga mulle ette, mõtlesin, okei, fine, näevad need, kes mind jälgivad juba sealt kontot, mis iganes. Aga ootamatult jah, kuidagi läks see ringlema. Ühesõnaga, see point oli nagu selles pigem, et mind ikkagi ma tundsin, et mind hästi pikalt rõhub see, et mu kaal on tõusnud ja see, eks ju, et ma olen ju nagu toitumisnõustaja, eks ju. Ja ma tundsingi kuidagi, et ma tahan seda nagu ausalt jagada ja kusjuures see mind aitas, ma pean tunnistama, et see, et ma saingi nagu avalikult kõva häälega öelda, sest nagu ma seal videos ütlesin, kõigil on silmad peas, et ma ise näen ka, et isegi mu nägu on ümaram. Ehk siis sisuliselt ma ütlesin ka selle seal välja, et kuna ma eelmise aasta lõpus pean siis tarvitama ühte ravimit, mis mul on tõstnud söögiisu, siis ongi olnud sellega väga raske võidelda ja loomulikult minu seljajama, mis kestis ikkagi, ma ei saa öelda, et see on ära lõppenud, eks ju, aga nüüd ma vaikselt olen ikkagi saanud 2 nädalat lausa jõusaalis tagasi olla, küll hästi ettevaatlikult ja mingeid kindlaid harjutusi, aga lootused, ütleme, on suured. Aga ühesõnaga, jah, see kõik kuidagi kokku, eks ju, see nullaktiivsust, see ravimi teema ja kaalutõus järjest, see kuidagi nagu nii tohutult rõhus mind, et ma mõtlesin, et okei, et vahet ei ole, ma olin valmis küll, et seal võib-olla tuleb, sotsiaalmeedia nõel on ju, kohati nõel. Aga minu väga suureks üllatuseks ma nagu sain nagu vau, kui palju toetust ja mõistmist ja võib-olla oligi see, et see kuidagi see mõistmine oligi see võib-olla, mida ma ootasin sealt või et keegi ütleks, et okei, et sa oled ka inimene, vaata nagu. Ja ühesõnaga ja, et ma tundsin, et see mind aitas, et ma seda jagasin, ma sain tohutult palju positiivset tagasisidet ka just seda sama, et inimesed nagu mõistavad ja saavad aru ja tegelikult, eks ju, paljudel on sarnaseid probleeme ja mis ma võib-olla jah, enda osas nagu tõin ka välja, et äkki see jälle, et õppimise koht, eks ju, et ma saan teisi veel paremini mõista teatud situatsioonides ja nii edasi. Ühesõnaga, jah, see oli see teema, mida Laura-Liis mõtles, et ma niisuguse avaliku postituse tegin ja siis kusjuures tõepoolest pärast seda postitust, kui ma läksin vist mingi järgmine või poodi või nii, mingid inimesed lihtsalt nagu, sa näed, eks ju, et ta nagu vaatab, mis ta vaatab sulle muidu otsa. Ja siis ma naersin nagu abikaasale, ma olen nagu kapist välja tulnud, et tere, mina olen Irina ja ma olen kaalust juurde võtnud. Ja siis see on umbes nagu siuke. Aga ausalt öeldes, jah, tõesti, mul oli nagu hea seda välja öelda, et ma kuidagi nagu, ma ütlesin selle ära, et mis te nüüd selja taga pole mõtet enam sosistada, et ma olen nagu seda avalikult välja öelnud. Ma lihtsalt nagu ongi see, et ma loodan, et nüüd seda aktiivsust tuleb tagasi vaikselt ja minu meeleolu loomulikult paraneb, et üks asi ongi see, et sa oled liikumatu. Aga teine asi on see, et ma kulutan ju seda stressihormooni ka seal trennis ära, et kõik see tasakaal. Ühesõnaga, mu jutu seal point oli ka see, et ma ei kavatse olla mingi negatiivsuses kinni ja nii edasi. Praegu on nii,
see on karm mu jaoks, vahepeal on hullemaid päevi, seda on raskem nagu vastu võtta. aga noh, ega ma alla anda ei saa ja siin tuleb nagu ikkagi edasi panna, et noh, et see jah, oli nii-öelda lühidalt kokkuvõttes. nii et tegelikult mul on läinud selles mõttes hästi, et ma olen tõesti paar nädalat saanud jälle nagu vaikselt-vaikselt trenni, ma olen saanud liikuma tõesti, isegi kui ma hakkasin tiirudel käima, mul oli ikka selgandist täiega tunda. nüüd mõni päev on juba ikka väga hea. nii et ma loodan, et järjest läheb nagu paremaks. vot. nii tore, nii et ma saan aru, et olete ikka positiivselt meelestatud. muud varianti pole. Eks ta nii elu vist ongi jah. aga kusjuures, noh, sorry, räägi. nii, ma mõtlesingi, et ega see negatiivne või noh, mõni päev ikka on, eks meil ju kõigil on nii-öelda neid mustemaid päevi, onju. noh, istud seal, nukrutsed ära ja siis pühid põlved puhtaks ja lähed edasi, onju. no mis seal ikka, ega siis see sinna kinni jäämine mind ka sellest välja ju ei aita. ja kusjuures Kerli tahab midagi küsida. ei, ma tahtsin jagada, et minule meeldib, et sotsiaalmeedias viimasel ajal, mis ma üldse olen nagu märganud, ongi nagu trendiks saanud selline, et ausalt nagu jagamine. et sina, Laura-Liis, räägid ka hästi ausalt enda nagu nendest probleemidest ja struggle itest ja tegelikult inimestele meeldib nagu vaadata ja kuulata seda, sest nad nagu samastuvad, vaata, et nad taipavad, et okei, et ma polegi oma probleemidega üksi, vaid et tal on ka sellised probleemid ja võib-olla isegi just ongi see, et kui spetsialist räägib, et temal on nagu sellised probleemid, millega ta tegelikult nagu tööalaselt võib-olla tegeleb, on ju. et siis minu arust see näitab ka nagu kuidagi nagu võib-olla usaldus pigem nagu tõuseb, et kui sa ausalt räägidki välja, et mitte sa lihtsalt ei võta järjest kaalu juurde, vaid sa räägid ka ausalt, et milles see on võib-olla, eks ole, ja et see ongi raske ja võib-olla tänu nendele kogemustele sa oskad ka nagu enda kliente paremini vaata aidata ja kuna sa oled seda ise kogenud, et jah, ühesõnaga ja, ja see ongi, miks ma tahtsin, et Irina sellest räägib, on see, et noh, üks asi on see, et meie, ma arvan, valdkonnas on seda eriti palju, et noh, justkui noh, treenerina ka, no sorry, kui sul lihaseid ei ole, noh, kes siis nagu tõsiselt võtab, onju. aga mul just esmaspäeval oli ühe kliendiga vestlus, kes on ka oma noh, iluteenustega ja siis ta ütles ka, et tal on ka see, et sest ikka ilma meigita võib nii-öelda tööle minna, onju, sest ta peab ju kogu aeg ilus välja nägema ja niimoodi, et ja noh, mulle nagu nii meeldib see, et Irina nagu jagas seda, vaata, et ongi, me oleme lihtsalt kõik inimesed lõppude lõpuks ja eks meil kõigil on omad head ajad ja vahepeal lähebki lappama ja noh, mul endal ju täpselt samamoodi peale seda võistlust, noh, ütleme nii, et päris mitu korda sai natuke liiga palju söödud. Nii et aitäh sulle, Irina, jagamise eest ja see, et sa siin ka veel korra rääkisid sellest. ja nüüd ma tahaks teada, kuidas teil on läinud. ja Kerli, sul on ju ka põnev selles mõttes, sul on ju varsti võistlused tulemas. no kas just väga varsti, aga järjest lähenevad, et Yeah. nagu selline vahepeal ei olnud üldse tunnet, et okei, ma prepil olen, et aga nüüd, kui ma regasin võistlustele ära ja siis vaikselt tekib see elevus, on ju, et kuidas mul siis läinud on prepiga, et siin Tallinnas käisin, sain paar korda treeneriga trenni teha, et mõnusad tugevad trennid olid, siis kaal on püsinud praegu hästi stabiilne, aga ma täna tunnen, et see nädal peab tulema mingi korralik langus, sest et ma olen kogu aeg hirmus näljane ja nagu kogu aeg on külm, noh muidugi ilm on ka nagu ta on ju. aga ja üks nädal oli siin hästi low nädal, mul oli iga päev olid mingid kõhujamad ja ma ei teagi, millest see oli, ma arvan, et ma sain mingi mürgituse või mis iganes see mul oli, aga siuksed valud olid ja kuidagi kõik oli nii pekkis, aga nüüd on jälle parem, et ja, ega midagi väga erilist polegi siin vahepeal toimunud, et ikka tööd on palju. toimetan kogu aeg, vahepeal puhkan, et ma tunnen, et ma olen niisuguse mõnusa tasakaalu leidnud, et vahepeal raban täiega ja siis jälle mõni päev võtan chill'ilt ja järgmine nädal näiteks lähengi maale, nii ootan seda juba, et siis puhata seal metsas käia, et natuke stressi võib-olla seal vähem, et võib-olla see aitab ka kaalulangusele kaasa. aga ja,
siin üks päev sain herilaste rünnaku ohvriks, sain mingi 7 sutsu korraga igale poole. Juba ma valusalt nägin seda. 6-7 tundi. aga ju siis oli vaja. et ja ei, ma olen ka nagu üldiselt, isegi kui on nagu halb olla või miskit, et ikkagi oled nagu selline positiivne ja annan endast parima ikka iga päev. ega see ongi kõik, mis me teha saame ja vist. ilmselt küll. aga kusjuures ma tahangi öelda ka just seda, et minu meelest minu jaoks näiteks just Kerli ongi nagu sihuke, noh, ongi seesama, mulle ka meeldib, et sa jagadki oma raskeid hetki nagu ausalt ja ikkagi ongi see, et järjepidevus, see tahe kuidagi sinus nagu seda teha ikkagi nagu täiega, noh, ma ütlen, see on nagu väga inspireeriv, et selles mõttes hästi nagu hea on nagu vaadata, just ei ole ka tõesti ainult see, et oo, kõik on nii ilus ja chill on ja kõik on jumala lihtne ja teeme on ja siin järjest, ma ei tea, hooaegu ja pole üldse on ju nagu midagi. et noh, see on jah, sihuke, mida peaksid minu meelest ka kõik nagu noored alustajad vaatama, täpselt Laura-Liis ka on ju, kuidas sina nagu jagad, et noh, ma ütlen, mingid kontod võiks olla nagu kohustuslikud, kui on ju sotsmeedias nagu fitness inimesi jälgida, eriti noorte puhul. Et nagu ma ei tea, ühesõnaga ja, et hästi huvitav on ikkagi ka teie nagu neid postitusi, ma ka suht vähe vahepeal jõuan, aga ma üritan ikka niimoodi silma peal hoida. mina kogun hoogu, et siin vlogida enda teekonda, aga ma tegin endaga kokkuleppe, et mul on Hispaania reisi vlog kokku panemata, ma panen selle ära ja järgmises nädalas ma püüan hakata vlogima, et tahaks ikkagi seda teekonda jäädvustada, nagu ma eelmine kord jäädvustasin, et endal on ka nii äge vaadata, et ma vahepeal vaatan enda vanu vloge, kus ma olen ka nagu kurtnud ja mingi nutnud ja halanud, onju, ja siis nagu tuletan iseendale ka meelde, et see raske aeg, noh, tuleb, onju, et praegu veel nii hull ei ole, aga ma tean, et ta tuleb ja tuletan meelde, et sellest saab üle, et jah. aga ja, aitäh, nii armas, Irina. Ja Laura, sul, Ah, kuidas vahepeal, mis mul, uudiseid? mul on ka väga põnev ja huvitav olnud siin, me ei ole ju nii tükk aega näinud ka, aga ma arvan, et ma käisin eelmisel nädalal Saksamaal, onju, tulin kolmapäeval tagasi, seal oli hästi põnev. Siuksed, noh, mingid pere ja emotsionaalsed teemad nii-öelda, taipamisi, et mul on nagu hästi, ma proovin praegu, ma tunnen, ma olen selles eluetapis, kus ma lihtsalt nagu ammutan neid teadmisi ja tarkusi nagu inimestelt, kes on mu ümber. noh, a la ongi, ma olin 11 tundi vanavanemate juures ja rääkisime igasugustel mingi suhete teemadel, sõprade teemadel, laste kasvatamise teemadel. ma lihtsalt nagu hiljem nagu noh, kolmapäeval panin kõik endale märkmikusse kirja, et kuidas siis teha, onju. et siis hästi palju siukseid jah, nagu emotsionaalseid asju ja siis ma arvan, kõige põnevam ongi see, et mul nädalavahetusel, kuna mul oli nüüd viis trenni vaba päeva, mida mul ei ole, ma ei tea, vist mingi 3-4 aastat äkki olnud. mul mees naeris ka, et noh, minu jaoks 5 päeva on suht palju, onju. ja siis mees ütleski, et kuule, et kui sa 5 kuud ei käiks, see on nagu pikk aeg, siis ma nagu, ma ei tea, 5 päeva on ka juba päris pikk aeg nagu ja kuidagi mul siis, ma ei tea, kas see oli see nende trennivabade päevade pärast või lihtsalt nagu on juba nii-öelda 3 kuud ju siis või noh, 3,5 nüüd enam-vähem võistlustest nii-öelda möödas, et mul käis nagu klikk läbi, et davai, et mul on jälle energiat, mul on jälle nagu tahtmine, ma tahan jälle oma nii-öelda kavadest kinni pidada, ma tahan nagu noh, trennis tahtsin juba varem hullu panna, siis ma olin õnnelik, et mul on lõpuks energiat, onju. aga just see, et ma nagu tundsin, et ma tahan ka nagu jälle poseerida ja noh, et ma nagu juba ootan seda järgmist võistlust. ja see oli mul nagu 3 kuud, ma ei taha mitte midagi teada sellest noh, me panime küll nii-öelda plaani paika, aga mul võttiski sisuliselt mingi 3,5 kuud aega, et ma ütleks, et davai, nüüd ma nagu päriselt olen nagu valmis ettevalmistuseks järgmisteks võistlusteks, mis küll alles toimuvad 1,5 aasta pärast, aga noh, ikkagi nagu, et see on kuidagi hästi äge tunne ja noh, üldse, et kuna mul siin 3 nädala pärast algab ülikool ka jälle, siis mõtlesin, et okei, et nüüd ongi hea aeg jälle oma rutiinidesse tulla, sest noh, eks see suvi vist kõigil on sihuke suht
või noh, vähemalt minul on olnud suht sihuke kaos, et päev korraga vaatatud, mis plaanid homme siis on ju, et siis ma nüüd väga ootan, et jälle rutiinidest tagasi minna ja ärkan nüüd ka jälle kell 6 või 6:30, lähen kell 10 korralikult magama ja et saaks nagu need põhiasjad paika, et siis kui septembris tuleb see hullumeelsus jälle, et siis oleks rahulikum. Nii et väga jah, äge vahva. tunne ja vahepeal ongi vaja nagu vabalt võtta, et sa hakkaks igatsema enda neid rutiine ja oma süsteeme, vaata. et siis sa naudid neid jälle ja täpselt nii ongi, et selles mõttes jah, et tunnen, et nüüd olen jälle valmis rutiinideks ja nii-öelda igavaks eluks. Vot, aga kas me lähme siis küsimustesse, mis meil täna siin välja valitud on? ja Ma valisin siin välja meil 4 küsimust, vaatame, kuidas meil täna läheb, et kas me jõuame päris kõikidest rääkida või jääme ühte kinni. Et lihtsalt teistele või kuulajatele teadmiseks ka, et Kene täna ei saanud osaleda ja ta ütles, et kuule, et need on niikuinii siuksed teemad, et ega tal seal nii-öelda väga sellist arvamust ei ole, et ongi mõistlikum, kui meie nii-öelda omavahel räägime. Nii et sellepärast teda siin täna ei ole. Aga põhimõtteliselt siis esimene küsimus on see, et ja ma tean, et Irina on väga professionaal selles, aga kas mikrobioom on päriselt nii oluline, nagu räägitakse? Võib-olla ma laseks Kerlil enne kui, sest ma tean, et Irina on hästi süvitsi nagu sellega läinud ja oskab meil ilmselt pool tundi siin loengut pidada, siis võib-olla ma tahaks ma tahaks kuulda, mis Kerli nagu või noh, mis sina sellest nagu arvad ja, või kas sa üldse arvad sellest midagi, et räägi, mis mõtted sul endal on. oo jaa, mina arvan, et mikrobioom ongi päriselt nii oluline, nagu räägitakse. aga mina taipasin seda siis, kui ma alustasin fitnessi dieediga, siis no 2016 mul kiilus midagi niimoodi kinni seedimisega, et ma mõtlesin, et ma pean kuidagi nagu mingit abi saama. ja siis ma hakkasin probiootikume kasutama, doktor Hiira omasid ja nendest ma sain nagu abi ja siis tänu sellele ma hakkasin rohkem uurima nagu mikrobiomi kohta, et mis asi see üldse on ja kuidas seda nagu toetada. ja tegelikult sellest ajast saadik ma ikkagi teen aeg-ajalt probiootikumide kuuri läbi. Ma praegu ka võtan neid, et tegelikult olen ma juba üle poole aasta võtnud, et noh, kogu dieediperioodi ikkagi toetada, sest noh, toiduga oled sa defitsiidis, aga muidu nagu peaks noh, ma arvan, et iga normaalse toitumisega inimene saama kõik ka toidust kätte, et enamus vajalikku, et toiduga sa saad ka väga palju mikrobiomi toetada, et piisavalt palju kiudaineid, eks ole, ja mingeid hapendatud toite lisada endale menüüsse. aga mida ma nüüd tähele panen, ongi noh, üleüldse, kui nagu seedimine või midagi on kõhust korrast ära või mis iganes, see mõjutab sinu enesetunnet, sinu tujusid, eks ole, ja võib-olla alati ei pruugigi sa tunda midagi, et kõhus miskit valesti on, aga kindlasti toimuvad seal igasugused protsessid, mis nagu mõjutavad meie meeleolu ja kõik, mis hormoone seal toodetakse ja nii edasi, et Irina ilmselt teab paremini võib-olla rääkida. aga ja kui ma olen rohkem tähelepanu pööranud nagu toitumisele selles võtmes, et ma saaksin ka piisavalt palju kiudaineid ja olen ka igapäevaselt midagi sellist hapendatud söönud, eks ole, siis mul on alati nii palju parem seedimine ja näonahk on nagu nii palju paremaks läinud. et seda ma nagu panen eriti nagu tähele. Kusjuures siia ma tahan lisada, enne kui Riina hakkab loengut pidama et ma ise täiega tunnetasin seda nüüd, et kui noh, kuna Saksamaal ka ma sõin igast nagu asju, mingid pitsad ja noh, ühesõnaga seda, mida tahtsin, onju. mitte nüüd nagu hullult nii-öelda, et oleks nagu kaloraaž üle läinud, aga lihtsalt mitte need nii-öelda keha toetavad toidud, ütleme niimoodi. Ja nii, kui ma põhimõtteliselt esmaspäevast nüüd olen nagu noh, jälle nagu korralikult söönud, ütleme siis niimoodi, et mu seedimine, ma nagu oh my god, ma varem kunagi ei ole nagu niimoodi seda nagu täheldanud, sest noh, ega dieedi ajal ju ka noh, seal niikuinii väga noh, hästi asjad ei toimi, onju. Ja nüüd, kui ma nagu, et okei, ma saan piisavalt palju kiudaineid,
saan oma mingi hapendatud toitu, ma olen nagu, et vau, mul on seedimine nagu nii korras ja nagu nii hästi on kõik, et mina nagu enda kogemuse põhjal tunnen ka, et see mikrobioom on küll, tundub sihuke oluline nagu teema olevat ja noh, aina rohkem ju uuritakse ka selle kohta. ja et mulle tundub, et nagu need, kes on harjunud võib-olla nagu niisugust nii-öelda kräppi ja võib-olla mitte nii tervislikult toituma, kes ei pööra enda toitumisele nii palju tähelepanu, et ta võib-olla enam ei panegi tähele, et tal mingid seedeprobleemid on või seedevaevused, et ta on lihtsalt nii ära harjunud ja tema jaoks on see nagu normaalsus ja ta ei kujuta ette, et kui palju parem võib-olla võiks olla, vaata, kui ta pööraks nendele asjadele tähelepanu. et see mõte ka. õige. Ja ma praegu korra mõtlen, et kuna meil on noh, nii-öelda podcast'i nimi on ju Fitness lollide, äkki me peaks üldse ära selgitama, mis see mikrobioom üldse on. Ma korra mõtlesin selle peale ka võib-olla mõeldes kuulaja peale. Ma ei tea, kas Irina tahad, teeme nüüd sinu otsa lahti ma just mõtlengi, et selles mõttes kõik jumala õige, mis te ka rääkisite, et ma olen täiega nõus ja noh, ma lihtsalt mõtlengi ja, et kuidas nagu võimalikult siis lühidalt, kompaktselt olulisem ära rääkida. Aga kui jah, nagu sa ütled, et mis on mikrobioom on ja mikrobioom siis on tegelikult meie soolestikus elavate mikroorganismide kogum ja tegelikult ka nende elutegevuse tagajärjel siis erinevad siis ained, metaboliidid, mis nagu tekivad. Noh, et tihtipeale ei eristata mikrobioota ja mikrobioom on ju, mikrobioota on siis sisuliselt ainult need bakterid, aga just mikrobioom on kõik see kokku, et mis nende elutegevuse tagajärjel ka tekib ja see on hästi-hästi oluline, sellepärast et seal tekivadki noh, igasugused erinevad ained, ma ei hakka, eks ju, liiga keeruliseks siin minema lühikese ahelaga rasvhapped ja nii edasi. aga ühesõnaga, Jaan, et tegelikult meie organismi nagu mõjutavad hästi palju. Aga võib-olla, mida ma tahaks mikrobiomi kohta öelda, ongi seesama, et nii nagu Kelly ka ütles, on ju, et on oluline ja tõesti ta ongi oluline ja kusjuures ma arvangi, et noh, Laura-Liis, sa ütlesid ka, eks ju, et seda hästi palju uuritakse ja noh, ma ise arvan, et praegu see, mida me teame, on suht sisuliselt nagu jäämäe tipp, kuigi me teame juba praegu, et ta on väga oluline, eks ju. Ehk siis ma usun, et siin noh, järgnevatel aastatel, aastakümnetel kindlasti me saame selles osas veel palju-palju targemaks. Aga tegelikult tõesti mikrobioom on siis selles mõttes inimesel nagu unikaalne, sisuliselt nagu sõrmejälg. Ehk siis ka identsetel kaksikutel on näiteks võib kuskil seal ütleme 30% nagu olla sarnane. Ülejäänud on erinev, mis tähendab seda, et tegelikult siis suurem osa kujundab siis eluviis, eks ju, keskkond, noh, valikud ja kõik see. Ja mis on siis tegelikult oluline? Noh, üks asi on see, et eks ju, noh, toitu seedime, on ju, osasid vitamiine toodetakse. Immuunsüsteemiga on väga tugevalt seotud tegelikult mikrobioom. Lisaks siis tõesti igasugused põletikulised protsessid. Nagu Kirju ütleb ka, et näonahk on ja läheb ilusamaks ja nii edasi. Et tõepoolest, et kõik see, aga võib-olla siis, mis tänapäeva inimestel on kõige siuksed suuremad murekohad ongi see, et mikrobioom ei ole piisavalt mitmekesine ja ta ei ole tasakaalus. Ja kõige rohkem siis tegelikult nii-öelda seda tasakaalutust tekitavadki igasugused on ju töödeldud toidud, liigne suhkur, liigselt küllastunud rasvhapped ja noh, kui sa juba on ja tarbid igast valmis toitu, töödeldud toitu, siis järelikult tegelikult sul jääb nagu väheks igasuguseid puuvilju, marju, köögivilju, on ju, täisteravilju ehk siis neid samu kiudaineid. Ja noh, selles mõttes tõesti ongi nii, et arvatakse, et just mikrobiomi mitmekesisus on hästi oluline. Ehk siis see, et seal oleks palju erinevat liiki bakteritüvesid. Sa tõid kusjuures Ohira ka välja. Võib-olla siinkohal ma tahakski näiteks öelda probiootikumide kohta seda,
et tasub tegelikult teada, et meil on tegelikult kaks erinevat mõistet, meil on probiootikumid ja sümbiootikumid. Ehk siis sümbiootikumid on need, kus on lisaks ka juba bakteritüvedele see toit ehk siis prebiootikumid ehk kiudained ja hiiras on tegelikult ka lisaks veel just needsamad postbiootikumid ehk siis elutegevuse tagajärjel tekkivad ained. Ehk siis jällegi on ju, siin on ka nagu ma ütlen, see on nii lai teema, aga täpselt, et kui keegi on teinud on ju antibiootikumi kuuri, keegi soovitab, et võtta probiootikum on ju, et ta võtab mingisuguseid, esiteks ta võib-olla ei tarbi kiudaineid, ehk siis ta tegelikult ei anna neile toitu, järelikult nad väga ei jää sinna soolestikuga elama, ei koloniseeru seal ja teine asi on ka see, et ei ole mõtet võtta mingit probiootikume näiteks aasta läbi, kus on võib-olla mingi 3-4 tüve ainult. Sellepärast, et me ei taha, et ka nagu nii-öelda mingi kindel liik hakkab väga domineerima. Me tahame seda mitmekesisust. Hiiras ongi, ma ei mäleta seal, kas oli mingi 12 erinevat tüve või midagi sellist, et selles mõttes ja ongi hea jätta võib-olla väiksed pausid, teha jälle mingid kuurid. Ühesõnaga, mis te veel mainisite, oli seesama, et see inimene, eks ju, kes sööb hästi palju nagu töödeldud toitu, et ta nagu ei saagi aru, et mis võib-olla pärast oleks, kui ta näiteks tema mikrobioom oleks mitmekesisem, siis tegelikult ongi niimoodi, et teatud liiki bakterid söövad siis teatud liiki toitu. Ja kui tegelikult see inimene kogu aeg tarbibki, ütleme, võib-olla valmis toitu või ma ei tea, McDonald's on lemmik on ju restoran, siis temal nii-öelda ongi, domineerivadki seda teatud liiki bakterid, eks ju. Et justkui sul mikrobioom tegelikult muutub vastavalt sellele, hakkad näiteks sööma köögivilju, siis tegelikult sul tekivad sinna teised bakterid ja tegelikult sa hakkadki rohkem neid köögivilju tahtma. Sellepärast, et sinu mikrobioom läheb ka mitmekesisemaks. Ja selles suhtes ongi hästi tore, et mikrobioom on tegelikult hästi muutuv. Võib-olla, mis on üks oluline asi, võib-olla, mida ma tahaks äkki siin välja tuua, näiteks see, mida mina noore emana ei teadnud. Minu lapsed on sündinud keisrilõike abil ja näiteks esimese lapse puhul ma ei teadnud seda, et ma peaks kuidagi tema mikrobiomile, eks ju, tähelepanu pöörama. Et point on ju selles, et tegelikult meie mikrobioom saab alguse sünnitusteedest tegelikult. Ja vot, kui sul laps sünnib keisriga, siis tal jäävad kõik need bakterid nii-öelda saamata või ehk siis suhteliselt jah, ongi nagu hoopis teine teekond, eks ju. Ja ühesõnaga teise lapse puhul ma põhimõtteliselt kohe peale sündi tegin probiootikumide kuuri. Ehk siis tema seda, eks ju, mikrobiomi hakata toetama ja ma võin nagu selles mõttes oma laste pealt võib-olla nagu ma ütlengi, et see on lihtsalt minu kogemus, aga mul oli esimese lapsega väga palju seedimisega probleeme tal väiksena ja teisega ei olnud üldsegi nii. Ehk siis jah, see on võib-olla see, et see on üks asi, kus hakkab mikrobioom arenema, aga lõpuks ikkagi tõesti see keskkond ja valikud mõjutavad. Aga mitte ainult toit ei mõjuta. Stress, uni, kui sul unega on nagu sihuke kahesuunaline seos, et põhimõtteliselt, kui sa magad kehvasti, siis sinu mikrobioom muutub vähem mitmekesisemaks, nii-öelda see tasakaal läheb ära ja vastupidi, kui sinu mikrobioom ei ole nagu tasakaalus, siis tegelikult sul on uni kehvem. Ehk siis seal on nagu ka mitmed seosed. Et ühesõnaga ja, et Kerli ka seda nimetas, kiudained, hapendatud toidud on, ütleme, number 1 toidu osas siis, millele peaks tähelepanu pöörama ja just see mitmekesisus, ehk siis ma hiljuti ise ka tegin mingi 30 köögivilja üleskutse, see on lihtsalt tulnud ühest uuringust, kus nagu leitigi reaalselt tõesti, et 30 taime nädalas tagab sulle siis selle mitmekesisema mikrobiomi, et siis jah, just see mitmekesisus, kiudained, hapendatud toidud ja tegelikult tõesti nii meeleolu, immuunsust, eks ju, kõike mõjutab. Üks asi võib-olla on see, et kui ma nagu küsimuse hästi niimoodi lahti võtan, et kas on nii, nagu räägitakse, siis tegelikult ma pean ikkagi ütlema, et väga palju on ka turundus siukseid loosungeid veitsa,
mis ei ole päris nagu tõsi. Noh, üks võib-olla levinumaid on see, et kirjutatakse, et 90% serotoniinist toodetakse sinu soolestikus. Soolestikus toodetakse küll serotoniini, eks ju, mis on nii-öelda õnnehormoon, aga see tegelikult aju-verebarjääri läbi, et see ei ole nagu sama serotoniin, mis meid nagu nii õnnelikuks, rõõmsaks teeb. Aga jällegi, nagu ma ütlesin, eks ju, et selle bakterite elutegevuse tagajärjel tekkivad ained, need läbivad ja need mõjutavad, eks ju, algainete ja lõpuks serotoniini tootmist ja nii edasi, et selles mõttes ikkagi ta väga palju mõjutab vaimset tervist. Aga noh, natukene ikka on niisuguseid liialdusi ja asju ka. Ja võib-olla jah, äkki oligi nagu üks asi võib-olla, mida ma tahaks mikrobiomi koha pealt võib-olla veel välja tuua. Vahepeal olid hästi populaarsed, ma ei tea, nagu noh, nüüd mulle tundub, et on natuke nagu tagaplaanile jäänud igasugused toidutalumatuse testid. Olen ise ka tegelikult teinud. Aga selles mõttes, noh, nad tegelikult ei ütle sulle siin, noh, et kas sul on see talumatus. Need vähemalt, mis on IgG antikehadel põhinevad, siis tegelikult need ei näita talumatust. Aga mis asi nagu võib siin juures olla? Noh, mina ka tookord vaatasin ära oma testi kõik, ma ei tea, oli nii punane, on ju, enamikel inimestel on, sest põhimõtteliselt IgG antikehad näitavad, et sa sööd seda toitu, mida rohkem sa oled söönud, seda punasem, eks ju, see sisuliselt on. Ja sest see nagu näitab seda, et sinu keha on ära tundnud võõrvalgu. Aga noh, toiduvalgud nagu. Ehk siis see ongi, eks ju, piimatooted, munad, mis seal kõik on ja punased, noh, tarbid. Ja mina ka välistasin 2 kuuks kõik ja pärast hakkasin vaikselt tagasi tooma. Ja muidugi too aeg oligi selline aeg, kus ma tahtsin, ma tundsingi, ma ei saanud isegi tavalist piima tarbida, mul hakkas kõht valutama, kui ma jõin lihtsalt tavalise piimaga kohvi, noh, üldse piima ei talud, mõtlesin, et oi, nii hull laktoosi talumatus. Noh, siis teed testi ära, vaatad, oi, sul on üldse, eks ju, piimavalgu talumatus, kaseiini on ja vaadaku, et noh, neid hoopis. Ja välistasid kõik ära, mul oli ma reaalselt, esiteks ma olin vaene, sest ma ostsin mingi pardiliha ainult, on ju. Siis ma ei saa peaaegu midagi süüa, eks ju. Aga samas oli see, et 2 kuu pärast ma hakkasin siis vaikselt nagu noh, neid toite menüüsse tagasi tooma. Ja siis muidugi ma leidsin juba Ferla enda jaoks, ma jõin Ferlat, mis on siis fermenteeritud ehk hapendatud köögiviljajook, mida ma juba aastaid joon. Ja siis ma hakkasin Dr. Ohira probiootikume või noh, sümbiootikuma, eks ju, tarbima ja kiudainetele pöörasin tähelepanu. Ja siis kadusid kõik nagu probleemid, ehk siis ma siiamaani joon tavalise piimaga kohvi ja söön kohupiima ja kõiki asju. Aga seal ongi lihtsalt see, et sa annad tegelikult soolestikule puhkust, eks ju, nii-öelda ja noh, pigem on seal igasugused on ju soolestikus käärivad kiudained ja kõik sellised, eks ju, et miks sa tunned seda, et mul hakkaski parem. Järelikult see test ei valetanud, on ju. Aga lihtsalt võib-olla see on see, mida nagu siin välja tuua, et sa võid niisama ilma selle kalli testita ka tegelikult oma soolestikule rohkem puhkust anda, et võib-olla vähendada seal, ma ei tea, näiteks piimatoodete tarbimist mõneks ajaks ja siis vaikselt niimoodi jälle, on ju, et sa lihtsalt annad nagu rahu ja teed nagu siukse restardi, aga mitte ei ole see, et sa teed selle kalli testi, sa vaatad, et oi, kõik on punane, ma ei talu midagi ja siis sa nagu põhimõtteliselt jätad oma toidulaualt väga olulisi toidugruppe ära. Et jah, see võib-olla on nagu siinkohal, aga tõesti ei pea tegelikult mingit, ma ei tea, pulbreid, kalleid detoks, mingeid asju, kõike, ma ei tea, soolestikku puhastama seal. Vaja süüa köögivilju, vaja süüa täisteratooteid ja hapendatud toite ja siis on nagu kõik jumala fine. Ma korra kommenteerin nende hapendatud toitade puhul, sest ma arvan, et see on oluline ka, et noh, hapendatud toit a la näiteks keefir ja kõik need peavad ju olema siis mitte pastöriseeritud piimast, on ju, et mitte kuumutatud, samamoodi ka a la mingi hapukapsas, kimchi on ju, et need ei ole nagu, et need oleksid nagu päriselt nii-öelda hapendatud ja mitte läbi kuidagi töödeldud ja kuumutatud, sest ja noh, samamoodi, et kui sa ostad siis selle
nii-öelda õige kimchi, et siis sa ei pane seda mingi panni peale soojendama, sest noh, siis see happelisus nii-öelda põhimõtteliselt kaob, onju. ja selles mõttes, et noh, piimhappebakterid on elus bakterid, kui sa neid kuumtöötled, siis nad kuumaga tapad nad ära. ehk siis mulgikapsast kahjuks enam mingeid kasulikke baktereid ei saa, see võib-olla maitseb lihtsalt hästi. aga ja ikkagi tõesti ja noh, ongi, kui poeasju tarbida, siis tõesti noh, kombutšat samamoodi on ju, et kui on pastöriseerimata, vaatad, et kui on mingi imelik sagu sees, siis on tegelikult õige asi mitte ei ole kahtlane. et ja tõesti jah, et piimatoodete puhul ka jah, et kuna meil on enamik ikkagi pastöriseeritud, siis noh, paraku, eks ju, on elusbaktereid seal nagu ära kuumutatud, nii et see on jah, väga nagu õige tähelepanek. ja Kerli tahtis ka midagi lisada, ma siin surusin ennast vahele. Ei, tahtsin jagada enda kogemust, mul ühe kliendiga oli samamoodi, tegi selle testi ja siis kõik oli punases ja mõtlesin, et mitte midagi süüa enam ei saa. ja siis ma soovitasin talle samamoodi, et okei, et praegu nagu jäta need toiduained siis välja, aga samal ajal tegele sellega, et su mikrobioom saaks nagu korda vaata. ja siis sa saad hakata vaikselt neid toiduaineid lisama ja tal toimis samamoodi, et vaikselt saigi jälle süüa neid asju, mis muidu nagu tekitasid seedeprobleeme ja vaevusi et jah, aga üldiselt jah, ma olen ka kuulnud, et see talumatus näitabki, punases on need toiduained, mida sa lihtsalt palju sööd. jah, IgG antikehadel põhinevad toidutalumutuse testid kindlasti jah, tegelikult noh, nad ei päde nagu selles mõttes. aga mis ma võib-olla veel tahtsin nüüd selle hapendatud toitude ja kiudainete osas, et kui tegelikult inimene ei ole üldse väga harjunud tarbima, siis ikkagi nagu kõike järk-järgult, sellepärast et muidu ongi nagu see, et kui ma käisin kunagi ühes hapendamise töötoas, isegi kuigi mina tarbin kogu aeg, aga me sõime seal nagu nii palju, et mul endal oli kõht niimoodi pärast, et lihtsalt ongi see, et annad nagu aega harjuda organismile, et kui sa sööd mingi hunniku kiudaineid sisse järsku, siis sul läheb lihtsalt kõht kinni. Vett tuleb ka muidugi juua, et kiudained vajavad vett. aga jah, et vaikselt nagu harjutada ja siis tegelikult organism harjub ja noh, on igati kasulik. sest noh, kiudainetel ei ole üldse ainult mikrobiomi seisukohast oluline mõju, et seal on, ma ei tea, veresuhkur, kolesterooli ainevahetus ja kõik muu ka, et selles mõttes kindlasti hästi oluline. no kuidas sa saad aru, et mikrobioom on korras? no selles mõttes ongi see, et esiteks, kui sul käib kõht normaalselt läbi, eks ju, ei ole lahti, ei ole kinni, kui aga sul mis ei on ole normaalne? Kui no, ma ei, vaata, see on jälle niisugune teema, millest väga vähe räägitakse, ma ei tea, kui tihti peaks suurelt vetsus käima? kusjuures ma isegi ei mäleta, kas kõhu lahtisuseks loetakse äkki, kui sa käid üle 3 korra. aga muidu noh, ikkagi põhimõtteliselt tead, ma ei anna pead, aga minu meelest ikkagi suht igapäevaselt peaks kõht nagu läbi käima. aga nüüd jah, selles mõttes, et kui nüüd vaadata mingit, ma ei tea, teaduslikku seisukohta, ma ei tea, võib-olla kui üle päeva käid ka on veel öeldakse, et okei, et see ei ole mingi kohe tervisemure, onju. aga jah, et ikkagi suhteliselt regulaarselt ja kord nädalas on kindlasti nagu liiga vähe. et selles mõttes ja noh, tegelikult ju öeldakse ka ikkagi on olemas Bristoli skaala, millega sa saad reaalselt oma põhimõtteliselt väljaheidet ju hinnata, onju. et samamoodi, kui see nagu ei ole sellel skaalal nii-öelda see normi piires, siis võiks nagu mõelda, et okei, midagi ilmselt kuskil on nagu on ju korrast ära. ja noh, üldse, eks ju, et igasuguseid, kui sul on kogu aeg kõht, ma ei tea, punnis puhitused on ju täpselt samamoodi. noh, nii nagu Kerli ka ütles, et näonahk on ju väga ka seotud, et kõik selle järgi nagu ikkagi ja noh, ja tihti alati võib-olla sa ei saagi kohe nagu noh, ma ütlen, immuunsus samamoodi on sellega seotud, kui pidevalt kogu aeg haige, eks ju, kui sul on kogu aeg iga külmetus, noh, külmetus on ju noh, viirushaigus jääb külge, kogu aeg on mingi nohu on ju ja nii edasi, siis võiks jälle mõelda, et äkki võiks nagu mikrobiomi ka toetada. et noh, tihti ongi see, et me ei pane niimoodi näppu peale, et sellepärast ongi ikkagi sellised elementaarsed asjad, mida nagu noh, kuhu tasub nagu panustada oma energiat, et sa toetad oma mikrobiomi.
ma tahaks veel jagada seda fitnessi seisukohast ka, et kuna Fitness lollidele podcast on, eks ole, et see võistlus, see dieet, prep, ma tean võistlejaid, kes söövadki pool aastat iga jumala päev põhimõtteliselt noh, peaaegu riis, brokolli, kana on ju, riis, brokolli, kana ja tegelikult see ei ole tervislik. et mina ise, noh, ma kuu aega enne võistlusi löön nagu mitme et ei oleks nii mitmekesine see toitumine, vaid et oleks ühtlaselt suht samasid toiduaineid söön, aga muidu enne seda ma püüan ikkagi nagu vahetada välja võimalikult tihti ja et ma ei söö kolme toidukorda endal tatar, vaid mingi toidukord on mul ikkagi mingi muu asi ka ja samamoodi köögiviljadega vaata, et vahetad, et oleks seda mitmekesisust ja siis ma arvan, et tänu sellele on mul ka prepist väljumine olnud parem, sest et kui sa oled pool aastat sööd ainult ühte ja siis sa lähed mingi pärast võistlusi pitsat sööma, siis sul ongi nagu trauma põhimõtteliselt, nagu keha on šokis. aga kui sul on nagu, oled ikkagi toitunud mitmekesiselt, siis noh, ma tundsin, et see pitsa mul väljas absoluutselt ei mõjutanud kuidagi enesetunnet, et jumala okei oli olla. mul ei hakanud üldse paha, et ma täiesti hästi talusin nagu seda ja et kusjuures see on hästi hea tähelepanek ja jällegi ma nagu tõesti suured kiitused selle eest, et sul on nii mitmekesine toiduvalik, isegi kui sa valmistud võistlusteks, sest samamoodi täpselt, kui ma vaatan, on ju vahepeal noh, mõnel on nii, et eks ju 7 karpi on mingi ühte sama toitu, on ju, noh, kõik, aga see ongi seesama ju, kust see mitmekesisus siis tuleb? Seda ei ole. Ehk siis ongi seesama mikrobioom on tasakaalust väljas kindlalt ja sealt tekib nagu palju probleeme. Keegi oli ka äkki, kas Daisy Padumäe on see, kes kunagi jagas, tal olid väga tugevad seedimisega ka mured, eks ju. Et just peale võistlusi, et jällegi nagu tore, et eks ju jagatakse ka ausalt neid probleemkohti, et seetõttu tõesti on, kui on vähegi võimalik hoida mingit mitmekesisust, eks ju, siis tegelikult see on nagu mega oluline. kuigi minu jah, arust kõige, noh, räägi Kerli. et kui sa sööd ühtlaselt sama toitu kogu aeg, siis sul on selles mõttes on sul rohkem kontrollitud ja keha kaal langeb ilmselt paremini. aga jah, see hiljem see väljatulek on nagu keerulisem ja võivad tekkida probleemid rohkem, jah. minu arust kõige lihtsam on osta need külmutatud mingi juurviljasegud, onju, seal ongi sul juba, ma ei tea, vähemalt 5 erinevat nagu juurvilja, onju. ja noh, kui sa neid nagu vaheldumisi nii-öelda võtad, siis nagu noh, mina näiteks tegin prepi ajal niimoodi ja nagu jumala okei oli ja noh, eks need ju juurviljad niikuinii enam-vähem pluss-miinus on seal sama kaloraažiga, kui me nüüd just ei räägi mingi suvikõrvitsast või niimoodi. Kusjuures tegelikult noh, sinna tegelikult 30 taime hulka loetakse ka teraviljad ja kaunviljad ja pähklitseemned ka. Ehk siis noh, ongi, kui sa teed juba mingit putru, on ju, seal võib-olla mingid erinevad, paned mingit pähklivõid võib-olla ja nii edasi. et siis noh, täis saada. jah, tegelikult ei ole keeruline täis saada. väga hea, aga ma arvan, liigume järgmise küsimuse juurde. Ma ei jõuagi siin rohkem võtta, aga võtame selle teise lihtsalt, mis mul siin kirjas on, et mul muidugi pakuvad teised rohkem huvi, aga enda järgi kahjuks ei saa alati valida. ühesõnaga, küsimus on see, et kas säilituskaloraažis saab lihast kasvatada ja rasva kaotada, kui jõusaali staaž on umbes 2 aastat? mis meil jõusaali tšikid siin arvavad? No see spetsialist on Kerli, minul ei ole midagi arvata. No, ma vähem tean ilmselt vastust, aga Kerli räägib meile. no räägi, Kerli, mis sa arvad? jaa, see on võimalik, aga see protsess lihtsalt võtab natukene võib-olla kauem aega, kui sa oled juba staažikas treenija. aga 2 aastat ei ole võib-olla isegi nii staažikas, see võib-olla oleneb ka sellest, et kui järjepidevalt ja kui hästi sa oled progresseerunud. kui sa oled 2 aastat jõusaalis käinud ja suvaliselt harjutusi teinud ja progressi pole teinud, et siis jaa, kui sa lõpuks võtad nüüd progressiooni ka ette, et siis saab väga edukalt.
aga jah, ma leian, et on võimalik, aga kindlasti, kui sa oled veel rohkem staažikas, siis selline kerge pluss on pigem parem, aga samas hästi palju praegu räägitakse ka nii-öelda lean bulking ust, et kui varem nagu pandi seal 500 plussi, eks ole, siis tegelikult tuleb välja, et ei ole vaja ja sellega kaasneb vaid üleliigne rasvamass, eks ole. et selline hästi rahulik kaalutõus ajas on pigem parem, eks ole, et selline 0,5–1% kehakaalust sihuke kuus, et kaalutõus, mis on päris väike kaalutõus tegelikult, aga see on nagu täitsa piisav, et kui sa veel, eriti kui sa veel näed, et jõusaalis raskused tõusevad, on ju, et su jõunäitajad tõusevad ja visuaalselt ka muidugi nagu hindad, et kuidas on, et jah, on võimalik, on sihuke ja lühike vastus. minu arust just mingi 2 või 3 nädalat tagasi tuli mingi uus teadusuuring ka välja, kus täpselt see, noh, põhimõtteliselt räägime ju sellest body recomposition on ju, ehk siis see, et ongi samal ajal, kui sa rasva kaotad, ehitad lihast juurde, on ju. minu arust just tuli mingi uuring välja ka, mis ütleski, et tegelikult see on võimalik, on ju. Aga noh, ma arvan, ma selles mõttes nagu nõustun Kerliga, et ka nii-öelda kogemuse põhjal esiteks see 2 aastat tegelikult ei ole nagu väga kaua, sõltub ilmselt ka, kui tihti sa käid, on ju, noh, 2 aastat võib käia niimoodi, et käid 2 korda nädalas, siis noh, tegelikult see ei ole, see on keskmise inimese jaoks on see väga okei nagu selles mõttes, noh, 2–3 korda nädalas, on ju, aga noh, seal on veel kindlasti selles osas ka arenguruumi, et noh, ma arvan ka, et see on nii nagu individuaalne ka mõnes mõttes, noh, et samamoodi, et mis trenne sa varasemalt teinud oled, on ju, et noh, kuidas sul seal nagu lihased on olnud, on ju, noh, näiteks minul nagu enamus, kui me räägime klientidest, on siuksed, kes on võib-olla küll käinud nagu jõusaalis, aga noh, tegelikult neil ei ole lihaseid, sest noh, nad ei söö piisavalt, on ju, ja nüüd ma panen esimese asjana sööma ja noh, siis tegelikult nad saavad lihaseid juurde, aga rasv kuidagi ikka või noh, ma ei tea isegi, kas rasv nagu selles mõttes kaob, aga visuaalselt ta kaob, sellepärast et lihased tulevad lihtsalt juurde. Kusjuures tegelikult muidu on ka näiteks see, et kui ülekaal on inimesel, siis on tal ka lihtsam selles faasis nagu nii-öelda just nimelt lihast kasvatada juurde, eks ju. Ja tegelikult, kusjuures sellest ma võib-olla siin ma ütleks lihtsalt seda, et seda võiks rohkem propageerida minu arust, sellepärast et tegelikult organismi seisukohast see jootamine, südame-veresoonkonna seisukohast ja nii edasi, noh, just pigem isegi noh, nende puhul, kes kahjuks vahel sa näed mõnda, et noh, võtadki suht ekstreemselt palju juurde, on ju, oma pulki ajal ja siis nagu jälle hullult alla. Tegelikult see selline üles-alla käimine südame-veresoonkonna seisukohast ei ole ka nagu kuidagi nagu hea. Ehk siis noh, tihtipeale lihtsalt, mis on mure, on ju, üldiselt kui pannakse on ju räiget plussi pärast räiget miinust, siis see võib-olla lihasmass nagu on ju kasvab nagu kiiremini justkui. Aga muidu sa pead olema kannatlikum, on ju, veitsa, et see on aeglasem, aga tegelikult see on tervise seisukohast hoopis tervislikum. Pluss see, kui sa nagu võtad järsku palju juurde, eks ole, okei, lihast ka saad juurde, aga rasva ka, aga siis sa pead ka pikalt defitsiidis olema, et see rasv nagu ära kaoks ja siis lõpuks võib-olla see lihas, mis sa sinna ehitasid, et pool sellest kaob ka selle defitsiidi tõttu ära, on ju. et see on see point ka. ja teine asi on ka see enesetunne, et selles mõttes noh, ole nagu nii-öelda paksem natuke aega, noh, tegelikult sul ei ole suure tõenäosusega nagu hea tunne nii-öelda selles mõttes noh, psühholoogilise poole pealt, emotsionaalselt, et see on nagu raske olla natuke võib-olla suurem kui nii-öelda ise tahaksid nagu. Kusjuures ma tahtsin just sinna jõuda, et tegelikult ka vaimse poole pealt, kui sa võtad hullult nagu noh, kiirelt rohkem juurde, on ju, sa näed nii palju nagu või noh, nii kiirelt oma kehapilti muutumas, et see tihtipeale nagu sul noh, tekitab päris mitmetel võib probleeme tekitada, vaata, et noh,
ega söömishäired ei ole nagu võõras teema ju kahjuks selles spordis, et just jah, see, et sa alles olid, on ju, kõik lihased välja joonistunud ja siis järsku sa oled, on ju, ma ei tea, pluss 10-15 kilo, eks ju. Noh, et ma kujutan ette, et ongi nagu keeruline seda peegelpilti ja siis sealt tekibki üldsegi häirunud, on ju, see taju selle keha suhtes. Et ja igatepidi, noh, minu meelest on selline rahulikum tõesti säilituskaloraažis nagu lihasmassi kasvatamine igati nagu teretulnud, võiks rohkem harrastada seda inimesed. ja siin Laura-Liis mainis, et noh, et oleneb ka, mis 2 aastat jõusaalis käinud, aga mis sa siis söönud oled, eks ole, et väga täiega. paljud ikkagi tarbivad vähe valku ja võib-olla isegi on nagu mitmeid päevi defitsiidis, et pigem on nagu hoida stabiilselt ühtlast kaloraaži ja valku ja toidukordade peale seda valku jaotada, et see lihase valgu, noh, või seda valgusünteesi ikkagi maksimeerida, eks ole. et Siin ma võin täitsa enda kogemuse põhjal rääkida. Ma enne, kui ma läksin oma esimese treeneri juurde, ma käisin äkki mingi ka 2-3 aastat äkki 6 korda nädalas jõusaalis. Ehk noh, selles mõttes, et nagu ja noh, tund aega on ju, noh, see selleks oli ka veits liiga palju ilmselt, aga toitumisele ma absoluutselt tähelepanu ei pööranud. Ja noh, ega kust need lihased siis kasvavad, kui sa nagu ei toitu nagu korralikult ja piisavalt ja valku ja kõike seda on ju. Et see on ka hästi oluline nagu. ja kusjuures tegelikult säilituskaloraažis vaata ka eriti, et kui sa oled säilituskaloraažis on ju, teed küll oma progressiooni on ju, aga kui valku pole, millest me ehitame, on ju. Et selles mõttes ja, et noh, ikka need käivad käsikäes on ju, et see toidulaud ja trenn, et need peavad nagu paigas olema. Irina, sa tegid väga hea ülemineku järgmisele küsimusele, mille me ilmselt võib-olla jõuame siin veel rääkida. Et järgmine küsimus ongi see, et kuidas aru saada, et makrod on paigas, et kas peab igal toidu korral grammi pealt arvestama või kuidas sellest aru saada? Ja mis see õige üldse on? See on ka hästi, ma arvan, põnev, et mis see õige makrode jaotus on, sest noh, jällegi siin on ju ka need nii-öelda, et noh, liiga palju valku on ju ka halb, on ju. Et noh, mina arvestan näiteks 2 grammi nii-öelda kehakaalu kilo kohta nii-öelda, et aga noh, ma ei tea, mõnele tekib sellest juba mingi, et kõht on kinni ja on liiga palju, on ju. Ja noh, rasva samamoodi, et noh, üks ütleb, et naisele mingi 50-55 grammi on nagu väga okei, mõni ütleb, et ei, et 70 peaks olema miinimum, on ju. Et mis see õige üldse on? Ma arvan, alustame sellest, siis saame rääkida sellest, et kui me jõuame et kuidas siis aru saada, kas on õige? No selles mõttes mina jälle ütleks võib-olla selle teema koha pealt ikkagi seda, et see oleneb ju eesmärgist. Et noh, toitumisnõustajana mina tean küll, mis on, ütleme, Eesti riiklikud toitumissoovitused, eks ju, ütlevad. Aga ma pean ausalt öeldes ütlema seda, et toitumissoovitused on ju mõeldud ikkagi keskmisele tervele Eesti inimesele. Aga kui meil on 62% ülekaalulised ja paljudel on kaasuvad haigusi, eks ju, kroonilisi haigusi, siis noh, jah, minul tõstatub ikkagi see küsimus, et kellele need vahekorrad on mõeldud, kus mul peaks olema, mis on ja ma ei tea, kuni 55% süsivesikuid ja 10-20% valku. Ja täpselt samamoodi, kui sinu eesmärk on kaalu langetamine, siis tegelikult valk on ju see, mis tagab sul parema küllastustunde, on ju. Et siis noh, ma leian, et seal võiks ikkagi nagu süsivesikuid nagu kärpida, aga mitte kindlasti valke. Ühesõnaga, minu mõte on küll nagu see, et see hästi tõesti oleneb nagu eesmärkidest, et tõepoolest nagu see Laura-Liis ütles, et valguga ei ole mõtet ka hulluks minna selles mõttes, et noh, et keha ei ole ju võimeline lõpmatuseni sinna lihase kasvu nagu seda suunama, et liigne läheb ikkagi rasvaks, et noh, et see asi, eks ju, ja noh, jälle rasvaga, eks ju, noh, võib-olla siinkohal küll Kirli oskab nagu rohkem kommenteerida, et loomulikult liiga vähe ei tohiks olla
sest noh, eriti naistel on ju hormoonsüsteem kõik nagu nõuab ka seda. aga jällegi, et võib-olla on see, et noh, et kui nagu inimeste peale mõelda, et võib-olla lihtsalt on see, et inimesed on harjunud võib-olla nagu just liiga nagu rasvarikkaid toite tarbima, küllastunud rasvarikkaid. et jällegi see rasva osakaal ka ei saa nagu liiga suur olla, eks ju, et ja, et see kõik, ma arvan, ikkagi tõesti oleneb, et kas sa teed ka, tegelikult oleneb ka sellest ju, kas sa näiteks, kas sa teed sporti, millist sporti sa teed, kas sa teed, on ju, jõutrenni või vastupidavust, seal juba tekib väga, on ju, siuksed käärid, süsivesikute ka vajadus, on ju, ja nii edasi järele, et see tõesti ongi, ega pigem, noh, minu silmis on vastus see, et kõik oleneb, on ju, mis su eesmärk on. ja ma mis arvan ka, Kerli arvab? et ma arvan, kõige olulisem on noh, kõigepealt vastavalt eesmärgile see kaloraaž paika saada, on ju, et kas sa nüüd tahad olla säilituskaloraažis, tahad sa olla defitsiidis või tahad sa nagu olla väikses plusskaloraažis, eks ole. ja siis sealt tuleb nagu neid makrosid hakata siis jaotama, et kuhu me mida siis panna saame. et võib-olla ongi kõigepealt siis valguvajadus paika panna ja siis rasvavajadus, ülejäänud jääb süsivesikuks ja nüüd siin tulebki nagu see personaalsus mängu, et kellel mis eesmärgid on. et näiteks, kui sa oled defitsiidis ja sa paned valgu liiga kõrgele, aga sa tahad näiteks, ma ei tea, ikkagi mingit vastupidavat sporti ka teha ja sul jääb süsivesikut liiga väheks. et sul ei ole energiat, on ju, sul tekib mingi ajuudu, sa ei tunne ennast hästi, siis pigem natukene loovutame, võtame sealt valgust ära, paneme süsivesikule juurde, on ju. Ja siis samamoodi ka vastupidi, et kui sa näed, et noh, kliendil, et ikkagi isud on, eks ole, ja kõht ei saa täis, et siis võib-olla nagu süsivesiku protsenti vähendada, panna rohkem valku juurde, natuke rasva juurde, et siis saaks nagu seda küllastustunnet, täiskõhutunnet, on ju. et see täitsa oleneb, et alguses mingi baas paika panna, jälgida, mis see enesetunne teeb, kuidas trennides minek on, et ja siis nagu saab ju alati ümber mängida. et aga võib-olla ongi nagu, kui siin nüüd mina teen näiteks elustiili kliendile, et kes ei ole võistlusdieedil, et siis ma annan tegelikult pigem sellise vahemiku, kuhu ta võiks jääda, et siis ei ole nagu sellist kindlat, noh, väga-väga kindlatesse piiridesse nagu paigutatud need numbrid, et selline +10, noh, 10 grammi nagu kõikumine võib-olla, et võib-olla nagu keskenduda rohkem valgule ja mõni päev ehk sööda rohkem rasva, mõni päev rohkem süsivesikut, rasva vähem, et see ei pea nüüd olema 100% täpne, et noh, see on nagu mõttetu mina arvan nii. mina selles mõttes noh, nagu te mõlemad ütlesite, et sõltubki täiesti nagu eesmärgist ja minu arust sõltub ka inimesest, sest noh, ma võin tuua näite, et ma siin jõusaalis ühel päeval rääkisin ühe tüdrukuga, kes nüüd läheb ka lavale ja rääkisime ka toitumise teemadel ja siis ma nagu imestunud vaatasin, et ta sööb 7, noh, ta on sama pikk nagu mina, umbes 1,61 on ju, noh, enam-vähem eeldan siis samas kaalus on ju ja tema sööb näiteks mingi 75 grammi rasva ja ma olen nagu, et vau, ma ei ole nagu kogu mingi dieedi aja jooksul nagu nii palju rasva saanud, noh, praegugi mul ei ole nii palju rasva, onju. siis ta ütles ka, et nad noh, katsetasid nagu vähema rasvaga, aga tal oli nii halb olla, et talle nagu üldse ei toimunud see, onju. Aga noh, praegu nagu kõik toimub ilusti, kaal langeb, kõik on graafikus, onju. ehk siis noh, üks asi ongi see, et see sõltub eesmärgist. teine asi on see, et see sõltub ka inimesest endast. samamoodi noh, me eelmise korra rääkisime ka sellest getost ja kõigest sellest, onju et noh, mõnele nagu, kes näiteks trenni ei tee, ma arvan, see keto võib väga okei olla nagu, sest noh, sul ei ole nagu neid süsivesikuid vaja nii palju, et sul nii-öelda trennis oleks jõudu, onju. noh, siis ongi, see on sinu nii-öelda elustiil, onju, et ju siis see nagu siis sobib, onju. et nojah, selles suhtes süsivesikud, noh, mina ikkagi olen pigem alati just selle poolt, et kõike oleks, noh, seal tekib palju asju, seal on seesama, onju, et kas sa saad kõik vajalikku kätte, kas sul tekivad ka mingid isud, onju, kui sa midagi keelad, välistad ja nii edasi. aga jah, pigem see vahekord on jah, just see, et sõltub eesmärgist, aga noh, ma olen ka ikkagi neid jutte samamoodi ju kuulnud, et isegi kui
ütleme, fitnessi inimene mõtleb, et mul pole seda süsivesikut nii väga vaja, onju, aga tegelikult on ikkagi see, et see sooritus trennis tegelikult langeb, sest tal ei ole seda nagu power'it onju seal pingutada, et siis ikkagi me ei saa nagu võtta, et üks või teine on nagu kõige olulisem. Jah, me räägime ikkagi, et see valdkond on nagu kõige olulisem ja mingis mõttes ta ongi võib-olla onju, aga ikkagi me ei saa nagu öelda, et ma ei tea, rasva ja süsivesikuid, eks ju, pole vaja onju, sööma ainult valku. Et on ikka lihtsalt jah, küsimus on alati kvaliteedis just nende süsivesikute puhul. Jaa, täpselt. Aga jaa, ma ei tea, mul näitab kell 8:01, et ma arvan, kui me nüüd võtaks järgmise küsimuse, mis mind küll väga huvitab, aga ma kardan, et siis meil läheks väga palju siin üle ja mul on vaja seda, mis see on, päiksevarjutust vaatama minna, mis täna on. Ja see on... vist tükike võinud ära olema Kuidas? Eestis näeb vist nii, et ainult mingi väike amps on ära või? Sest et see liigub ju niimoodi, et Hispaania, ta liigub ju Gröönimaa mingi selle... Ma just täna võtsin selle lahti, selle uudise vaatasin ka, et ohoo, et Euroopa. Aga meie heal juhul näeme mingit, ma ei tea, väike amps. No vähemalt midagigi näeme. Ja ma arvan, et see järgmine teema on võib-olla see, mille osas Kene ka tahaks kaasa rääkida ehk. Ja järgmiseks korraks. Kas me räägime, teeme väikse diiseri ka, et mis see järgmine küsimus mul siin nii-öelda järjekorras on või, siis tekitame vaata põnevust järgmiseks korraks. Muidugi. Järgmine küsimus on see, et kas 40+ naistel ainevahetus aeglustub ja kaalu langetamine muutub palju raskemaks. See on teema ja selles osas on palju rääkida, ma arvan, mul on küll mõtteid, aga jätame järgmiseks korraks. Jah, väga hea. Kuulge, aga siis ma arvan, et lõpetame ja sulle kuulaja ka aitäh, et pidasid vastu siin tund aega meiega. Ja nagu ikka, et ole hea, kui sulle meeldis see episood või sa said siit väärtust, siis jaga seda ühele sõbrale. Kui sa julged, võid ka Instagramis jagada, võid meid kõiki ära tagida, et Irinal on Instagram irina.tamme, on ju. Kerlil on Kerli Tšoomina, kõik on kokku kirjutatud, on ju. Ja. Vaat ma juba tean peast kõiki teie Instagrame. Ja minul on siis @Laura-Liis M. Et tagi siis ära, siis näeme ka, et saime sulle väärtust pakkuda. Ja loodan siis, et kohtume järgmisel korral. Aitäh teile! Ciao!